Kes teid ikka siis esindab? Pidi. See oli see teisel. Ei, teen ette. Teed jälle lüpsi tantsu. Esindajad tekkinud raha taha.
sisse 9. klassi tublimad õpilased Emily Kristeina Andreev, Laura Saprõtin ja Harri Kruuber.
Emanil või Mailil. Mida ta ütles? Räägib eesti keeles. Mis ta ütles? Mis see on? Mis see Emani? Maali? Teate midagi Emailist? Teie ei tea? No mina ammugi ei tea. Kes siis teab? Kes siis räägib? Maili? Ei tea. Mis asi? Kiri. Millisesse postkasti läks see kiri? Mida? Ei, mina ei saa aru sellisest idee. Ei, nüüd see mõistatus, ei. Mina pole sellisest mõistatusest midagi kuulnud, jätke. Sellist keelt mina ei räägi. Kuule, kui juba mõistatamiseks läks, siis mul on sulle ka üks mõistatus. Ja, sulle ka. Mõista, kes see on. Kui tead, tõsta käsi. Luust suu, lihast, habe. Sa ei tea? Mida ütelge? Kana. Ei ole kana. Kes ütles? Tubli, sa oled nii tark. Oi, sina oled tark. Tema ei ole nii tark. Sina ei ole tark. Kuule, kui sina juba nii tark oled, siis sina pead kindlasti öelda, kuidas mina, nii värviline, nii kaunis ja tark kukeke kaanestaarik saan. Mis selle? No kuidas mina? No aabits, muidugi aabits. Aga kuidas ma siia kaane peale sattusin? No kuidas mind ometigi valiti siia kaane peale? Ütle ometi. Kuidas on võimalik kaanestaarik saada? Sa ei tea. Ma ütlen ise. Eks ju ma olen kõige targem. Olen ju? Eks ju ma olen kõige värvilisem. Eks ju ma olen kõige uhkem. Ei ole. Mis sa ütlesid? Eks ju ma olen kõige uhkem. Aga kuule, seda peamist põhjust sa ei tea. Ma sain kaanestaariks sellepärast, et ma olen ainuke lind, kes kõige varem ärkab. Ja sind lauluga ähvatab. On ju nii? No ühe sõnaga võtame kokku. Mina olen nüüd kõige ilusam. Kõige targem. Kõige uhkem. Kõige värvilisem. Oi. Saite juba küllalt tagasi. ABC, nüüd algab tee.
Madame Uno! Nii! Vabandust, ega mulle tundub, et kõik lapsed on nüüd kohal. Palun võtke istet, aabitsad ootavad juba, nii et hakkame nüüd aabitsad saama. Ivo! Ma ei ole neid juurde mõned siin. Palun, kõik on olemas. Kertu ja Siim, nüüd olete teie ka kaks õnnetut, kes sina esimese klassi näevad. Ei ole piano, mis asja sa jahutus, ei ole miskit mune, ei ole ju aabitsed. On kõik on olemas. Tere tulemast! Tere tulemast, armsad esimese klassi õpilased, nende pereliikmed, meie kallid 9. klassi õpilased, armsad kolleegid. Suvi saab varsti otsa ning tänasest päevast tuleb oma mõtted ja tegemised sättida hoopis teise rütmi. Nii nagu kõik tavalised kuked tõuseb varakult ka aabitsakukk. Samuti tuleb teil kukkede eeskujul hommikuti varakult tõusma, hakata siblima, hakata ärgas ja hoolas olema. Õppimine on nagu terakeste otsimine ja neist kõhu täis söömine. Tera haaval saate koolis teadmisi ja tarkusi, mis hilisemas elus kasuks tulevad. Kui ise tööd ei tee, jääb pooled terad maha. Meie õpetajad on justkui perenaised, kes vaatavad, et kõigile lastele ikka piisavas koguses teri jätkuks ja need üles leitakse. Soovin kõigile õpilastele, õpetajatele uueks õppeaastaks rõõmu varastest hommikutundidest ja tegusatest päevadest. Armsad üheksandikud, aabitsatarkused ja aabitsatõed on teil nähtavasti juba selged. Mõistatusi, mille vastuseid te veel ei tea, jätkub aga küllaga. Nii füüsikas, keemias kui elutõdedes. Viimaste mõistmiseks võib kuluda suur osa elust. Õppimine on aga väga põnev. Seda põnevam, mida rohkem suudate keskenduda ja tööd teha. Ilma pingutuseta ei saa olema ka suurt rõõmu ega kasutehtus. Meie siin koolis püüame jätkuvalt teid toetada hea pilgu ja sõnaga. Loome võimalikult inspireeriva keskkonna õppimiseks. Selle aasta kevadel jäi põhikooli lõpueksamid ära. Vast õnnestub teil neid teha? Tegelikult pole vahet. Tahan öelda, et õpite ikka enda jaoks, mitte kellelegi teisele. On selline ütlemine, eksamiks õpid, eksamiks tead, eluks ajaks õpid, eluaeg tead. Soovin, et teil tuleks parajat pingutust nõudev kooliaasta. Palun olge heaks eeskujuks ja toredateks kaaslasteks meie esimese klassi tibudele. Te ju teate, et kiidukuked ja riiukuked meie majas kõik on ümber õpetatud aabitsakukkedeks. Tere esimese klassi õpilaste pereliikmed. On tore, et teie seas on palju neid, kelle lapsi meie juures juba õpivad või on õppinud. Ning ka lapsevanemad on, kes on meie kooli vilistlased. Võib öelda, et koolil on tekkinud põlvkondade ülene kogukond. Aitäh, et meid usaldate. Sama palju rõõmu tunneme muidugi uutest lastevanematest. Rakvere põhikool on läbi aegade hinnatud eelkõige seepärast, et kool on linnakoolina väike, et õpilased, koolitöötajad ja vanemad tunnevad üksteist ning suhtlevad palju omavahel. Püüame, vaatamata tavapärasest erilisematele aegadele, seda tugevust säilitada. Jah, praegu on vaja vähendada vahetut suhtlemist, aga õnneks oleme õppinud kevadise eriolukorra najal kasutama oskuslikult ka muid kanaleid. Kõige olulisem ongi luua omavahel head suhted, siis pole ükski raskus ületamatu. Soovime,
meile kõigile mõnusat ja ladusat koostööd järgnevaks 9 aastaks. Armsad esimese klassi õpilased, nüüd on aeg anda teile aabitsad. Enne seda tahan teile tutvustada oma aabitsat, mille sain siis, kui mina esimesse klassi läksin. See aabits nägi välja selline. Kahjuks ei ole minu ega ka teie aabitsa peal aabitsakukke, seda ärksat ja hoolsat lindu, aga minu ja teie aabitsates nad on täis toredaid pilte ja toredaid jutte. Luuletusi on ka. Loen ühe luuletuse enda aabitsast. Laps Kiisule aabitsat õpetamas. Kiisuke, mu kassike, siin on aabits ABD. Hiiri püüda oskad sa, kas sa tähti tunned ka? Vaata, on ümarik. Öö kui sarviline sikk. Kui uss, mis kujult näib. Kui kamm, mis juustes käib. On nagu hoburaud. Kui naabriaias laud. On aga kotikandja, meile kingituste andja. Kui sa tähed selgeks saad, lugemises vaguad, siis võid pärast seda aega viita. Tähed selged saad veel kiita. Soovin teile toredat kooliaega Rakvere põhikooli 1. klassi õpilased. Rõõmsat meelt ja võimalikult tavapärast aastat, armsad kolleegid, jätkuvat särtsatust, õpetajad Piret, Maarja ja Aire. Ilusat kooliaastaid!
Kiisküla. Mirtel Kirsis. Roven Klooster. Sina oled sellise näoga, sina tead küll, mis sina keerukas kui tund. Õige! 0 ja teine number on I. Robert, vanasti helistati 01 numbrile siis, kui punane kupp oli kadunud. Palju õnne! Keiti Kose. Mait Kreemann. Sebastian Lapõgin. Väga uhke. Kaspar Martin. Maribel Madikainen. Maime, kellel siin Tartu tänaval on kõige rohkem lapsi? Sinul on lapsi palju olnud. Koks tostud. Vähe, ma tean kedagi, kellel on veel rohkem. Robert Mägi. Romet Mägi. Ma viin Loometile pärast siis odavaks. Evert Raudla. Sina ütled mulle, kellel siin Tartu tänaval on kõige rohkem lapsi? Vaata selja taha, vaata. Minul ei ole. Minul ei ole vaata selja taha määratud näkku. Piletit muidugi. Karl-Aksel Rootsi.
Maribel saab rõõki. Margareete Piitsa. Egon Tuurma. Meribel Vait. Meribel, kas ta 17 vennast tuleb midagi? 17 vennast. Viis on sellised, kes tunnivad sind pidevalt tööle, ajavad takka ja 2 on normaalne. Selles peres. Tead sa keda? Ei tea. Siis õppige. Ja lihtsalt saavad veel Siim ja Kertu. Pakirobot, no mis asi see veel on? Vanasti käis postiljon, tõi mulle kirja posti. Muri ajas teda 2 tänavat taha. Mul oli seda nii lahe vaadata. Seda pilti enam ei näe, nüüd on pakis. Ja lehekülje 57. Mujuta pilti, terita kõrvu.
Escube, miskele satelliidium. Ei, see ei kõlba. Ainuke asi, mis ma Kertu ja Silsik nägin, oli Žiguli. Vot see Žiguli, see on see auto ja sama asi siin ka, see ei läinud juba Piretil 1. septembri hommikul käima. Piret mõtles, kas jõuab või jõua, isa oli täiesti nõutu. Ei. Nii küll ei lähe, mina ei tea. Vaadake edasi, mina olen igast kaest ennast kaotanud ja ei ole ühtegi kukekest. Eks ma olengi juba piisavalt kaua siin toone peal olnud ja las siis olgu teise. Aga teie pidage meeles, vana kooli vanamoodi, nõnda, mis asi? Mis nõnda? Kas rikkus või tarkus kumb? Tarkus majja toodi ja et sa õpiksid hoolega, siis sa viisid õige terve hulga. Ja teie hoiate väikestel abitsakuketel silma peal, et nad tähed ja numbrid selgeks saaksid. Võta ennast kokku, mees. Sina, Virre. Ole siis tubli ja eeskujulik õpilane. Sina siin ja Kertu otsid üles kohe vetsu. Vetsu otsid üles. Miks sa otsid vetsu üles? Käsi pesta. Mina ei vasta. Kikeriki! Palume kooli lipu välja viimises püsti tõusta. Head 1. klassi õpilased, kohe heliseb teil esimest korda meie koolikell. 9. klassi õpilased juhatavad teid oma klassi, kus algab peagi esimene klassijuhataja tund. Lastevanematel palume saali jääda.